Tervist, mina olen Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafiska jutusid ja minu külaline täna on Henessi Schmidt. Tere, Henessi. Tere. Kuidas läheb? Päris hästi. Kust kohast sinu ilus see ülakorruse riietus pärit on? Ülakorrus on Leedust. Selge. Ja alumine korrus? Iirimaalt. Iirimaalt. Lahe, mis Iirimaal tegid? Filmisin ühte sarja. Lahe, kuidas sattusid sinna? Käisin Pimedate ööde festivali Black Night Stars programmis, sealt sain agendi, agent saatis castingu, tegin showreeli, tegin self-tape'i ja siis kutsuti. Lahe. Kuidas sa Ugandasse sattusid? Instagramis kirjutati Hello sister. Nii. Räägi täpsemalt. See on tegelikult sai vist päris alguse niimoodi, et ma olin Iirimaal filmimas, Vikings Valhallad siis, ja me olime oma tiimiga, maailma koristuspäev oli, ja me olime pargis koristamas. Ja siis ma postitasin ühe pildi sellest, et maailma koristuspäev ja siis minu siis nüüdseks Uganda vennas, kellega me koos seda projekti veame, tema jälgis seda teist näitlejat. Et ta oli kusagil videomängus olnud mingisugune tegelane nagu mänginud. Ja siis see teine näitleja postitas selle pildi, mida mina postitasin ja siis ta sealt leidis minu konto ja kirjutas mulle tere. Nii. Ja siis ma avasin ta konto millegipärast ja vaatasin, mis tal seal toimub. Ja siis me hakkasime rääkima. Ma just muide üleeile vaatasin, kerisin sinna vestluse algusesse tagasi, sest mul on nüüd dokumentaalfilmi meeskond ka muga kaasas ja siis nad praegu filmime siin protsessi meil siin erinevatest asjadest ja siis me arutasime, et kuidas alguse kõik sai, siis ma lugesin neid sõnumeid uuesti esimesi. Instagramis kirjutas sulle või? Okei. Ja mis see siis oli, mis ta seal tegi ja mis sind tõmbas sinna? No neil oli oma kohalikest naabritest moodustatud organisatsioon, millega neil oli selline lastekodu, kus neil oli 28 last. Ja nad pakkusid neile siis peavarju ja süüa ja tegelikult kõikidele seal kogukonnas. Nad vist korra päevas pakkusid lõunasööki, aga mis mu silma sealt kõige rohkem jäi, oli üks 7-aastane poiss, kelle pildid seal olid, kellele nad nagu abi otsisid. Tal oli oli näha, et tal on tervisega hästi kehvasti, et tal oli näonahk oli siin nägi välja nagu põlenud, mis tegelikult tuleb sellest, et maks oli nii kahjustunud, et see lõi nagu nahas välja ja kõht oli puhitunud ja siis ma küsisin, et mis seal poisil häda on, et kuidas tal läheb, et ma näen, et te olete talle nagu abi otsinud. Ja siis sealt meil alguse saigi, et me vestlesime hästi palju iga päev, hästi pikalt, meil kohe kuidagi klappis toredasti. Ja siis ma hakkasin küsima, et mis seal poisil häda on ja et kuidas ma esiti võib-olla oma nagu ka ravimtaime ja erinevate tuttavatega, kes on teavad ka siin võib-olla rahvameditsiini ja ka päris arstidest õed, arstid-õed, kes mul tuttavad on, küsida nagu nende käest, mis tal siis häda on ja siis lõpuks me saatsime ta uuringutele ja siis saime talle ravi. Ja siis me hakkasime sealt vaikselt uurima, et see tervise põhjus oli selles, et meil ei ole puhast joogivett seal palju saada ja toit on ka väga kesine. Ja siis sellest see maks oli nii ülekoormatud nendest bakteritest. Ja siis hakkas tekkima mõte, et äkki saab neile kaevu sinna. Ja siis ma mõtlesin, et kui mul mingisugune platvorm nagu on, et oleks mingigi mõte kogu sellel sotsiaalmeedia asjal ja võrgustikul ja et siis prooviks äkki sellega miskit head teha ja siis nüüd see pall on ilusaks suureks veerenud sellest. Mis hetkel sa esimest korda ise sinna koha peale läksid? Kas see oli nagu siis enne seda, kui te saatsite selle poisi uuringute ja ravile või pärast seda? Septembri lõpus, 20. september me kirjutasime, siis alates sellest me iga päev rääkisime ja siis 25 vist nad sõitsid juba uuringutele arsti juurde. Nad oli mul kogu aeg videokõnes, et meie endiselt bussis 2 tundi hiljem, meie endiselt bussis 4 tundi hiljem, siis nad jõudsid arsti juurde, siis nad ootasid seal ja siis ka sealt uuringuruumist me tegime videokõnet, sest seal on hästi palju petuskeeme ja skämmerid ja nad tahtsid ise ka väga mulle tõestada, et nad on, nagu teevad päris asja. Aga mul kuidagi sisetunne ütles, et usalda ja et kuidagi on mingi oluline asi ja mingi põhjusel. Miks sa hoolisid sellest või miks see puudutas sind? Ma ei tea,
tundub kuidagi loogiline, et puudutab. Ei, see tundub loogiline, et puudutab ja, aga mulle tundub, et vaata nii palju erinevaid asju on ju maailmas, mis on, kus saab aidata ja kus on midagi katki. Et kas selles on nagu lihtsalt midagi sinu jaoks personaalset, et keegi on, ma ei tea, väike nahahädaga, mingisuguse muu nagu probleemiga, et kuidas see asi nagu nii väga puudutas, et sa kohe ennast investeerisid sellesse niimoodi? Ma kuidagi teen asju lihtsalt sellepärast, et kui on tunne, et peaks tegema, isegi kui ei ole loogiline. Et mind tegelikult on aastaid ammu huvitanud just nagu loodushoid, selline jätkusuutlik eluviis ja rohelised lahendused, et see humanitaarpool nagu inimestega just sotsiaalabi ei ole kuidagi mulle enne niimoodi teele sattunud. Aga ma ei tea, sellel hetkel kuidagi tundus, et seal message requestides oli see Hello Sister ja et ma selle kuidagi avasin ja siis tundsin veel, et vaataks sinna kontole ja sealt kontolt kuidagi see sisu kuidagi tundus mulle puudutav või päris. Ja ta oli kuidagi nii aus ja nii lihtne, kui ta muga rääkis, et ma kuidagi tundsin, ma arvan, et seal ei olegi miskit muud, see on lihtsalt selline, ma arvan, äratundmise hetk, kus sa tunned, et sa teed õiget asja, et isegi kui sõbrad ütlesid kõik, et ära tegele, et see on mingi imelik asi ja et ilmselt on skämmerid ja et kusagil Aafrika prints jälle kirjutab, aga mul ikkagi oli nagu see tunne nii tugev, et ma läksin sellega ja siis meil oligi, et 5 päeva pärast me saatsime ta juba ravile, siis me saime juba talle sealt ravimid siis ka sealt uuringutelt ja siis see oligi vist, me vaatasime sealt just paar päeva tagasi seal 7. päeval ma vist kirjutasingi, et alguses ma üritasin neid suunata nagu teistesse organisatsioonidesse, mis nagu Ugandas olemas on, aga nad jagasid ka, et ega sealt väga palju abi ei saa, et nad pigem tahavad võib-olla endale saada nende pilte, mida siis kuskil kasutada, aga et tegelikult neist nagu, et see abi ei jõua nagu reaalselt nende inimesteni. Ja siis ma olingi talle kohe kirjutanud, et olgu, et siis ma saan teha ise MTÜ ja et vaatame, et äkki saame teile kaevuraha kokku või aidata mingite muude asjadega. Ja siis sa tegid selle Little Bridge Foundationi või? Siis ma tegin selle, siis me ostsime esimesed madratsid ja sääsevõrgud lastele. Siis sa ei olnud ise ikka veel käinud seal? Ei, siis ma ei olnud ise veel käinud ja no see madratsid ja sääsevõrgud tundus nii väike ja nii oluline asi just, et lapsed muidu magasid seal nagu muld põranda peal. Ja et sääsevõrgud, et nad ei saaks malaariat nii tihti. Ja siis detsembris, siis ma hakkasin kodulehte tegema, siis detsembris me ostsime esimese akrimaad, siis ma polnud ikka veel seal käinud. Ja siis jaanuaris ma lõpuks läksin sinna, enne kui ma avalikult selle MTÜ-ga siis projektiga välja tulin. Ja mis sa nägid seal? Kõigepealt ütle, kus kohas see nagu Ugandas asub selles mõttes, et Aafrika on siin Kesk-Idas. Aga ma mõtlen Uganda kontekstis, et kas ta on kuskil maakohas, linnakoha lähedal, mis see nagu... Ei, ta on pigem siuke maakoht. Ta on niimoodi, et seal on pealinn Kampala, siis sealt sõidab 1,5 tundi kuni 3 tundi oleneb liiklusest teise linna Jinja, mis on siuke, ütleme, Tartu on ju. Ja nagu väiksem nagu pealinn, kes on rohkem siuke inglaste, kuna ta on endine Briti koloonia, siis seal on rohkem selline, palju britte elas seal, et ta natuke siukene, seal on mingid söögikohti ja nagu asju. Ja siis sealt 1,5 tundi edasi sõita siis põhja poole. Ja sa läksid sinna üksi või? Ei, mul oli kaasas mu sõber Taavi Muide, kes pildistas ja filmis. Et mul oli kohe tunne, algusest peale mul on sellega tunne olnud, et see on mingisugune teadmata põhjusel oluline asi, millest ma ei tea, mis sellest välja kasvab. Ja juba siis ma võtsin sõbra kaasa, et ta filmiks, et meil oleks ka jagada materjali, aga mul oli tunne, et seda peaks ka kuidagi salvestama, et seda algust ja kõike. Ja ka teine kord, kui me nüüd käisime septembris, siis mul oli sõber Sander Rebane kaasas, kes ka salvestas. Ja nüüd 3. kord, kui ma lähen nüüd siin aprillis, siis mul ongi päris dokumentaal filmimeeskond kaasas. Aga väga, ma tean, võib-olla klišeeline asi, mida küsida ja eeldan, et 10 000 korda on küsitud ka, aga ikkagi küsin, et kas seda ei olnud, et kõik oleks hirmutanud sellega, et ohtlik hirmus röövitakse ära mine, nii edasi. Kõik hirmutasid, jah. Ja kõik ütlesid, et ära mine. Isegi mingisugused sõbrad võib-olla, kelle puhul ma üldiselt väga kuulan nende, meil ei ole palju neid inimesi, kelle arvamust ma kuulaks. Võib-olla 1-2 on, nad isegi nemad ütlesid mulle, et ära mine, et see ei ole kuidagi õige. Aga läksin ikka ja ei olnud üldse nii hirmus. Jumala tore oli. Liiklus oli teisel pool, nii nagu Britis on ju. Aga ja üsna kaootiline, aga mulle kuidagi sobis see.
et see oli mugav ja inimesed on hästi toredad ja sõbralikud tegelikult ja nad naeratavad nii palju, see on nii kummaline, et sa näed, kuidas nad elavad seal oma muldkivi põrandatel ja kuidas neil ei ole, tassivad oma neid vett, on väiksed lapsed kõnnivad tee ääres nende suurte kanistritega ja tassivad vett ja kuidas nad elavad nii suures justkui puuduses, aga kuidas nad on nii rõõmsad kogu aeg. Et see, mulle tundub see kogukonna asi seal püsib, et kuna neil on palju vaja tuge ja üksteisel olemas olla, et siis ma arvan, see on mingisugune koos olemine, see oli hästi ilus näha seal, et kuidas nad... Aga kui sa jõudsid sinna kohale, siis mis see oli, mis sa nägid seal, nagu mis selle kogukonna siis nii-öelda põhiline probleem oli või põhiline puudujääk ja kui nagu natuke ka, et kontekstada, kui palju neid inimesi seal on ja mis nende nii-öelda kõige suurem häda on, millega nad kõige rohkem siis abi vajasid sellel hetkel? No põhiprobleem, millest ma alustasin, oli see puhas joogivesi, eks ole, sest see oli selle poisi Rajabi siis tervisehädade üks põhiteguriks. Ja siis ma hakkasin uurima, et okei, et kui teha nagu kaev, et siis on vaja ikkagi ka oma maad osta, et see kaev ikkagi oleks kindel, et ta nagu jääb nendele inimestele siis. Ja siis ma hakkasin nagu vaikselt uurima üldse, et seda mingit poliitilist, sotsiaalset nagu tausta, mis seal nagu on, et mis see olukord on. Eks need põhiasjad, millega siis oli mõte hakata tegelema, on puhas joogivesi, toit, elamistingimused, haridus ja arstiabi, mis on need kõige elementaarsemad asjad. Ja see idee saigi siis, et selline enam-vähem, et osta maad, et anda esiteks neile inimestele maad tagasi, et kindlasti mu mõte ja eesmärk oli see, et see ei saa kindlasti olema minu ja Eesti siin organisatsiooni nimel, vaid nende nimel. Ja et need saaksid seal maa peal toitu kasvatada, et neil oleks seal puhas joogivesi, et sinna saaks avada lastekodu, sest praegu need lapsed, keda eest nad hoolitsesid, elasid siukses väikses üüritud kiviseintega muldpõrandal, kus ei olnud midagi muud. Miks nad pidid lastekodus olema? Kus nende vanemad olid? Paljud vanemad on kas mõne haiguse saanud ja hukkunud või on olnud nii palju lapsi, et nad ei saa oma laste eest hoolitseda või on nad lihtsalt nii kehvas seisus, et nad annavad oma lapsed, et palun aidake neid. Et seal on nagu erinevaid juhtumeid. Aga kas sa sellele jõudsid jälile ka, et mis nende kõikide nagu probleemide alge on? Miks neil ei ole puhast vett, miks neil ei ole maad, miks neil ei ole toitu? No väga palju me tegelikult jõuame sinna koloniseerimisse ja koloniseerimise tagajärgedesse, on ju. Aga ma tunnen, et mul ei ole võib-olla nii täpset ajaloolist, terminilist lugemust, et ma suudaksin sellest nagu väga ausalt ja õigelt rääkida, nii et ma tean, et ma midagi kuidagi kellelgi kuskil liiga ei teeks. Aga see koloniseerimine ikkagi on nagu, ma arvan see, mis on nende inimeste eluviisi väga palju muutnud, nende võimalusi väga palju muutnud, et ju siiamaani väga palju kuulub maast välismaalastele, väga palju endiselt need riigid, seal on põhjused, miks neil ei ole sotsiaaltoetusi, miks neil see kooliharidus, mis neil justkui on, seal on justkui tasuta kool, aga see on väga kehvas seisus, õpetajatel on umbes võib-olla mitukümmend kuni 100 last ühes nagu klassis, nad ei saa väga palka, nad ei ole võimelised nende eest päriselt vastutama selle eest, et nad saaksid mingisugust haridust ja isegi siis ei ole paljudel peredel võimalik osta koolivahendeid, millega siis seal koolis olla. Ja et üldiselt, mis mina nagu aru sain, see meie kogukond siis, et seal ikkagi põhimureks oli kapital. Et neil oli omal väga palju ideid, see mu konsi, kellega me saaksin seda asja ajama, tema oli õppinud. Küsin ühe korra veel vahele, andeks, et kui palju neid inimesi selles kogukonnas elab umbes? Nii, alguses, kuna me veel ei teadnud, kuhu see maa kõik täpselt saab, siis ei olnudki seda nii täpselt teada, meil olid need lastekodu lapsed, kes meil olid ja siis nende kokku pandud organisatsioon, aga nüüd see koht, kuhu me siis ostsime, kuhu meil praeguseks on soetatud 7 aakrit maad, 2 maja, meil on seal puurkaev puhta joogiveega ja ümbruskonnast kõik, kes seal nagu elavad, on üle 200 inimese, kes saavad sealt puhast joogivett. Ja tegelikult 200 pluss, ma kunagi ise ka enne, kui ma seal septembris uuesti koha peale läksin, siis ma arvasin, et see oli umbes 100, aga tegelikult on see kas 200 või isegi 200 perekonda enam-vähem, et kõik, mis seal ümber on. Et see ongi niimoodi, et meil siis on see maa, kus me siis kasvatame vilja ja toitu, millest siis saavad süüa meie oma lastekodulapsed ja tegelikult ka kõik, kes seal ümbruskonnas elavad, et kui me septembris käisime, siis me käisime ühele
vanatädil külas, kes hoolitses oma lastelaste eest, aga ta oli ka juba nii pime oli ta ja vana, et tal ei olnud võimalik ise väga mingit tööd teha, et siis nagu ütleks needsamad inimesed, keda meie siis nagu toetame ja aitame, annavad omakorda seda abi nagu edasi nendele, kes seal ümbruskonnas elavad. Ja siis puurkaev, mis sai sinna rajatud, et sealt saavad kõik vett, et varem seal nende veega näiteks probleem on see, et need kaevud on kas kaevatud käsitsi, mis tähendab, et nad on avatud ja kui seal käib hästi palju inimesi kaevul, siis see vesi saab hästi lihtsalt rikutud. Või siis, kui ta on ka käsitsi kaevatud, siis ta on nii madal, et neil on 2 korda aastas on vihmahooaeg ja 2 korda on kuiv. Et kui see põuaeg tekib, et siis see kaev kuivab ära ja siis neil ei ole vett. Et siis see kaev, mis meie rajasime, on hästi sügav, nii et ka kuiva ajal on seal vett ja ta on pumbaga kaetud kinni, nii et ainult pumba kaudu saab vett kätte, ehk siis see ei saa kuidagi rikutud saada, et ta on puhas. Ja siis meie idee ja mõte oli, mis oli ka see, et miks neile endale peaks see maa kuuluma, et kuna mind ennast huvitas nagu see jätkusuutlik lähenemine ja roheline eluviis, et leida nagu erinevaid viise, et kuidas nagu nende toetamisel ja aitamisel toetada samal ajal ka loodust ja samal ajal teha seda kõike kuidagi niimoodi, et nad saaksid võimalikult ruttu iseseisvaks. Et ei jääks seda, et sa peadki jääma oma organisatsiooniga elu lõpuni seal neid toetama ja tegema, vaid et kuidas luua neile esiteks siis nagu elutingimused ja siis luua ligipääs haridusele ja siis luua ka töökohti, et nad saaksid lõpuks ise toimivaks, et nad saaksid ise majandada, ise teenida oma kogukonnas piisavalt raha, et omaga need lastekodulapsed ära toita. Ja et jah, selline nagu sihuke mõtteke nagu sai. Ja ma täpselt ei teadnud, mismoodi see kõik olema saab ja ma mõtlesin, et mul ei ole mõtet ka seda kõike nagu valmis ette mõelda, et eks ma hakkan ühest otsast minema ja vaatan, kus ma välja jõuan. Millega nad muidu seal elatist teenivad? Osad müüvad turul asju, osad... Nagu mis asju? No mis iganes asju. Nagu teevad käsitööd või nagu kasvab meil seal? Mis viljad te sinna kasvama panite üldse? Me panime sinna maisi, banaane, neid ube, siis need lillad, baklažaanid või? Jah. Ja siis veel mingid maitseroheliste asju ja siis okra on ka neil üks sükene asi, mida nad kasvatavad seal. Me üritame nüüd praegu vaikselt teha, et leida ka seda viisit, kuidas seda maad võimalikult niimoodi ära kasutada, et nad saaksid, nende enda jaoks oli oluline see, et kui neil on nii palju inimesi seal, et nad saaksid sealt võimalikult palju süüa, et maisist nad teevad maisijahu ja nad saavad sealt nagu palju, siis kui tekib see põuaeg ja tekib näljaaeg, et neil oleks millele toetuda. Aga nüüd me üritame nagu sinna teha veel juurde, et kuidas nagu jagada seda maad piisavalt, et oleks ka nii-öelda rohelisi ja juurviljusi, et oleks ka tervislikum nagu toit. Mis tundeid see tekitas sul alguses, kui sa läksid sinna, et nagu mingitel inimestel ma ei tea, olenevalt missugusest nagu isiksuse tüübist või millestki on hästi erinev see, et kui inimesed näevad kannatavaid inimesi, aitavad kannatavaid inimesi, siis mingitele inimestele see tekitab stressi lihtsalt selle mõttes, kui sa näed seda, kui inimestel on väga raske. Aga enamustel inimestel on see, et kui sa tegeled kellega aitamisega, siis see tegelikult teeb ennast nagu rõõmsaks. Aga samal ajal on see, et kui sa näed, et sa proovid aidata, aga samas on nii paljusid, keda sa ei saa aidata, siis jällegi, kui sa liiga üle mõtled seda, siis hakkab teistpidi jälle uuesti stressi tekitama. Et mismoodi see emotsionaalselt sulle mõjus? No ma arvan, see on isegi ole mitte ainult see üks käik seal, vaid üldse kogu see töö siiani. Et nüüdseks ma olen 1,5 aastat sellega tegelenud ja alles nüüd, ütleme siin paar kuud tagasi jõudsin nagu sellele arusaamale, et see jätkusuutlik heategevussüsteem peab ka mulle kui siis selle eestvedajale olema ka jätkusuutlik, et minu enda nii-öelda ajale ja tervisele. Et seda on küll, et ma alguses võib-olla sellega sain paremini hakkama, et olla realistlik, et et me kõiki ei saa aidata, et meil on praegu, keskendume siin lastele, et saame neile koolirahad, et nad saaksid kooli minna ja siis keskendume järgmisele projektile, et me saaksime hakata ka mingit sissetulekut teenima, et siis võib-olla rohkem inimesi aidata. Aga et öelda nagu ei võib-olla sellele, et mitte veel rohkem inimesi juurde võtta, keda nagu aidata. Aga et öelda ei sellele, et mitte aidata neid, keda sa juba aidanud oled, kui see hakkab üle jõu käima, et see on võib-olla nagu selline samm, mida oli nagu raskem nagu teha, et just ka nende laste koolitoetustega, et see on uskumatu tegelikult, kui kallis on, et see koolitasud ja see haridus on tegelikult, nad saavad palka oluliselt vähem kui meie siin Eestis, aga kõik asjad maksavad üsna täpselt sama palju nagu meil. Ja lõpuks ka, et kui me alguses need lapsed kooli saatsime, et meil on siis nii-öelda haridussponsorlusprogramm, et keegi saab tulla ja toetada siis ühe lapse koolikulusid.
kui me seda alguses alustasime, siis seal oli palju nagu summasid, millega me ei teadnud arvestada, mis sinna veel lisanduvad, et kui on kooli külastuspäevad ja kui tekib vaheaeg, et siis on neil see ka kooli see vaheajaprogramm, kus nad õpivad või ka igasugused sellised nagu lisakulud. Et siis see summa tegelikult kasvas nagu suuremaks sellest, mis nagu alguses nagu sai küsitud nendelt toetajatelt ja siis oli iga kord, kui hakkas uus veerand, siis nagu see stress ja töö, et kuidas siis nüüd see puuduolev raha nagu sealt ikkagi kusagilt juurde leida. Et noh, kõik see nagu sellised detailid, et kui sa alustad sellise uue asjaga, et noh, seal on nii palju asju, mis tuleb välja nagu kogu aeg, mida sa õpid. Et see oli küll see asi, millega ma endiselt tegelen, et kuidas ka iseendas leida seda kohta, et olla, et ma praegu ei saa rohkem aidata. Aga see on nii oluline, et sa ütlesid seda, sest nii paljud inimesed, kes tegelevad, vahet pole, kas see on heategevus tehnilistes terminites või siis lihtsalt tegelevad millegagi, mida nad peavad oluliseks, siis on täpselt seesama asi, et ma praegu tegelen maailma päästmisega, mul ei ole aega sulle silma vaadata ja sinuga juttu rääkida, eks ole, et ma ei saa praegu, ma ei tea, perega kokku saada, sellepärast et ma tegelen nii palju tähtsamate asjadega ja siis on see, et samal ajal, kui sa justkui midagi teed, siis sa iseenda sees hävitad seda sama asja, mis sa mujal proovid. Eks ole hea, et see hapnikumask enne endale ja siis teistele. See hästi paljudel inimestel on viimase, ma ei tea, 10-15 aastaga tekkinud hästi palju skeptilisust igasuguste heategevuste suhtes, sellepärast et sellel hetkel, kus hakati nii-öelda uurima, eks ole, heategevuste rahastust ja seda, kuhu see raha läheb, eks ole, siis noh, mis tuli hästi kiiresti välja, on see, et kõik kõige kuulsamad heategevused, need, kes ennast kõige rohkem reklaamivad, siis noh, ala 90% kõigest, mis sa neile annetad, läheb lihtsalt nagu meeskonna palkadeks põhimõtteliselt ja mingi osa sellest kindlasti on õigustatud, aga samas siis on hästi suur osa, mis tegelikult ei ole, eks ole, et kui sa mõtled mingi Oxfami peale, siis nad saavad aastas, ma ei tea, kui palju miljardeid raha ja siis see, et tegelikult see osa, mis päriselt jõuab mingite inimesteni, on nii imepisikene ja mina ka kunagi olin nagu püsiannetaja neile, siis kui ma sain teada sellest, et nagu kuhu see raha tegelikult läheb, see on see, et noh, siis sul ongi niisugune tunne, et issand jumal, et see mõjub nii demotiveerivalt, et üldse nagu mingisugust heategevust aidata, sest noh, kõik need mingi Make-A-Wish ja Ritli sellised, need on saanud nagu nii palju kriitikat tänu sellele, et see on nagu noh, nad tegelevad ainult reklaamiga, iseendale palka maksmisega ja siis on kõik ja pluss on see, et hästi paljudel heategevustel inimestel, kes seal töötavad, eriti siis, kui neil süda ei ole täiesti õiges kohas, tekib selline üleolevus tänu sellele, et neil on niisugune tunne, et ma teen heategevust, vaata. Ja siis nad tunnevad, et see on õigustatud, kui palju nad sealt palka saavad ja see on õigustatud, et nad tegelikult nende annetuste eest nagu reisivad mööda maailma ringi ja siis tegelikult kellelegi mitte midagi head ei tee ja samal ajal on see, et nagu mingi ma teen heategevust, las ma olen selline. Kas on mingi asi, mille peale sa mõelnud oled ja kuidas sa, ja kui on, siis kas on mingi asi, mida sa proovid iseendas nagu kas näha või mitte laskuda sellisesse kohta? Ja see on see põhjus, miks ma ka oma organisatsiooni algatasin, et noh, ma alguses pakkusingi mu konsile, et kõik need samad organisatsioonid, et kas nemad ei saa teid aidata, et noh, et sul on seal selline poiss, kes vajab ilmselgelt arstiabi, et on näha, et kui ta seda kohe ei saa, siis tema elu ilmselt lõpeb otsa. Ja et teil on seal need joogimured ja asjad, et ma näen, et siin on, et guugeldad ja leiad neid veepakkujaid igast asju, et ütlesid, noh, et ei ole. Et ma saingi aru, et kui väärtuslik see on, et mul on otse kontakt inimestega, keda sel hetkel ma tundsin, et ma võin usaldada ja nüüdseks ma tean, et ma võin neid 100% usaldada. Et ma leidsin, kui eriline ja oluline see on, et mul on võimalik oma väikest platvormi kasutada ja see summa, mis iganes ma sealt kokku saan, et ma saan selle täies mahus anda inimesteni, kes saavad seda abi kohe nagu millegiks oluliseks ära kasutada, et see ei lähe retkema kuskilt, ma ei tea, mis kanaleid pidi on ju. Et see oli üks see põhjus, miks ma sain aru, et miks see on väärtuslik, et miks tasub teha üks MTÜ nagu juurde. Ja me oleme püüdnud ka teha seda, et meil et võib-olla ma pean ka natuke vastupidist asja nagu õppima, et me oleme püüdnud teha seda, et kui ma olen seal käinud, ma olen ostnud ise oma lennupiletid, ma olen ise maksnud kõikide bensiinide ja toitude eest, kui ma olen käinud ka fotograafid, asjad, ma olen ka oma taskust maksnud, et saaksid kaasa tulla ööbimised, asjad, et see ei ole sealt tulnud ühtegi nii-öelda senti minu tasku, nagu et minu heategevuslik töö ongi see, et ma teen seda vabast tahtest ja ma ei pea selle eest palka saama. Aga noh, mingitel hetkedel võib-olla, ma olen siin Mondoga vestelnud ja saanud aru, et see on ka võib-olla lõpuni, et lõpuks see on ka töö ja võib-olla sa peaksid selle eest palka saama, ma ei ole selle suhtes veel nagu võtnud mingisugust sellist selget arvamust. Et see on küll täiskohaga töö tegelikult ja ma saan aru, et inimesed, ma arvan, see on aus, et nad peaksid selle eest palka saama.
aga kindlasti need, kuhu need summad tegelikult lähevad, ei ole kõige mõistlikumad. Ma olen siin kuulnud igasuguseid jutte, et selle jaoks, et mingid modellid kusagil tuleksid, reklaamiksid mingit heategevust, lennutatakse nad kohale, korraldatakse neil ägedad peod, ööbivad kusagil hotellis ja see on see üks päev, kus nad need pildid teevad, on ju, et aga see kogu see muu summa, mis sinna läheb, et selle eest saaks juba võib-olla 2 külla nagu 3 külla kaevu teha. Aga kui ma alustasin seda organisatsiooni, siis mul enne oli olnud VAT-teatris Juditi lavastus ja seal me just räägime, Kivirähk on teinud siis Vana Tammsaare teksti uueks ja seal on tegelikult just ka juttu sellest, et ei ole vett, puhast joogivett kaevanduste tõttu ja et metsade raiumine on muutnud ümbruskonna kõrbeks ja et väetised ja mesilased kaovad, et on teinud sellise kliimateemasid puudutava tüki. Ja siis esietenduse puhuks siis alati tehakse lavastajale kingitus ja siis mina pakkusin välja, et ärme siis tee mingit vidinat, et äkki annetaks raha kuskile, et äkki mingi perekond saaks kaevu. Ja ma mäletan, et see oli tegelikult võib-olla minu siuke eelsamm sellele organisatsioonile, et see oli siis kevadel, enne kui ma sügisel nendega kohtusin või alustasin siis nendega suhtlust. Ja ma otsisin erinevaid organisatsioone, et kuhu siis nagu annetada, et saaks nagu vee kuskile. Ja väga raske oli aru saada, et milline see organisatsioon siis nagu päris on, kuhu see nagu läheb ja teades nüüd, mis koha ma valisin ja et mida mulle seal välja reklaamiti, et 50 € eest sai üks perekond omale kaevu või nagu puhta joogivee, siis teades nüüd, mis need summad on, siis ilmselgelt ei saanud. Aga võib-olla see oli siis mõeldud, et samamoodi, et see summa läks sinna kaevu tegemisse, kus siis 200 inimest saavad võib-olla kaevul käia, on ju. Aga et mis minu kogu selle mõte siis oligi, kui ma selle organisatsiooni algatasin, oligi see, et see oleks võimalikult läbipaistev, et ma ütlen päriselt, mille jaoks raha läheb. Mul algusest, kui ma tegin, olid ka nagu siiamaani on eelarved, et kui keegi tahab toetada vihmavee kogumissüsteemi, palju see maksab, mis asjad need on ja et kui keegi annetab kuskile raha, et alguses ma üritasin ka teha nii, et sa saadki ise valida veel, mille jaoks sa sealt annetad. Nüüd mul see süsteem on ka natuke loksunud paika, et ikkagi kogume parasjagu raha selle projekti jaoks, mis parasjagu käsil on. Aga et jah, see läbipaistvus ja ausus oli ja just see otseühendus nende abivajajatega oli algusest peale see, mis mulle oli oluline. Ja rääkides uhkuse teemast, et ma olen nii tähtis inimene, et ma nüüd teen siin heategevust kusagil, siis see on selline asi, mille peale ma olen algusest peale püüdnud nagu peale passida. Et eks need uhkused ja kadedused ja ihad ja vihad on meis kõigis nagu olemas ja tekivad nagu selles meie loomalikus vormis vist ikka nagu esile, aga et märgata seda, kui see tekib ja siis mitte nagu selle pealt kuidagi käituda või lasta sellel edasi kasvada. Et see on, pigem ma olen püüdnud õppida väga palju alandlikkust sellest kõigest tööst seal ja mitte võtta mingisugust poosi, et ma olen nüüd ületähtis tegelane, kes seal kedagi aitab ja midagi teeb, vaid et reaalselt neil endal on nii palju ideid. See esimene projekt näiteks, mis me tegime, oli ökoväetise tootmine, mis tuli ka mu konsulti endalt, kes oli õppinud põllumajandust. Ja neil on väga palju veel seal ideesid, et see ei ole see, et peab kuskile minema kedagi päästma ja kedagi aitama, vaid neil on kõik tarkused ja mõtted ja asjad on olemas. Kindlasti on erinevaid inimesi igal pool riikides, aga need, kellega mina olen kokku sattunud, nad on väga targad, nad on väga suure südamega ja neil on väga palju ideid, et ainuke asi, mis neil puudu ongi kapital. See ongi siis see, millega mina üritan aidata ja sama palju, kui nemad õpivad või saavad või miskit minult saan mina ka nagu neilt tagasi. Missuguse emotsiooni või tunde või inimeseks olemise osaga sa ütleksid, et sa kõige rohkem vaeva näed? Mis on sinu jaoks nagu ei ole kerge tulema? Sa mainisid, eks ole, seda uhkuse asja, väga ilus seletus oli sellele, aga kas on midagi muud, mis on pähkel sinu jaoks? Mida tahaks vastata, et pähkleid ei ole, aga samas pähkleid on palju. Mulle nagu meeldib tegeleda kogu aeg mingisuguste asjadega, mis ma märkan, et siin on mingisugune, et sõidad kuskilt koju mingit koolituselt, mõtled, et nüüd ma tean mingit asja, mida mu sõbranna ei tea. Siis nii, kui ma märkan seda mõtet, siis ma ka võtan telefoni, helistan, kuule, tšau, et ma käisin koolitusel, las ma räägin sulle kõik ära, mis ma sealt õppisin, et siis sa tead ka, et nagu märgata neid kohti, et see on nagu see, millega ma iseenda seda arengus püüan nagu, et ma ei võta selle jaoks eraldi mingisugust aega või raamatut, mida ma loen, vaid et võtta nagu igast tegevusest, mis ma teen, märgata neid asju, kus ma saan enda seest mingisugust asja läbi lõigata, mida ei peaks kasvatama.
Aga jah, uhkus, ma arvan, on kindlasti üks põhiasi, sest see tuleb ju nii minu erialast siin näitlejana on ju, kui ka kõikidest muudest asjadest. Et see on üks asi, millega ma kogu aeg püüan tegeleda. Ja ikkagi laiskus. Ja see, et sa, kuigi palju lihtsam ongi teha asju nagu teistele, siis nagu on seda vastutustunnet, vaata, et siis lähed tegema ja et kui hommikul pead nagu kellegi teise jaoks kokku saama ja üles saama, et siis ärkad üles, aga kui on nagu vaba päev ja tahaks ise ärgata, et oma mingit raamatut lugeda või joogat teha või midagi, siis on nagu raskem. Mis tähtkujuss sa oled? Vähk. Okay. Mis sa oled? Kaalud. Seda, kogu seda asja seal Ugandas uurides ja sellega tegeledes, kui sa ütlesid ka, et sa hakkasid nagu tegema rohkem uurima selle kohta, et mismoodi seal asju paremaks teha, nii edasi. Nagu kuhu see tee sind viinud on ja kas see on ka sind viinud mingitesse nagu globaalsematesse mõtetesse seoses kõige sellega, missugused meie, ma ei tea, toiduahelad on, mismoodi me väetseid valesti kasutame, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kas sul on olnud, ütleme siis viimase 1,5 aasta jooksul mingisugust sihukest ahaa või vau momenti või mis on see, et issand jumal, kuidas me sellist asja teeme või kuidas kõik inimesed sellest ei tea või midagi sellist? Ma arvan, et pigem see Uganda projekt on ootamatult olnud selline asi, mis kõik need asjad kokku toob. Seesama sild on ju. Et kõik need teemad, mida sa välja tõid, et need on mind huvitanud varem, et ma kogu aeg arvasingi, et kui ma hakkan millegagi tegelema, siis ma hakkangi tegelema sama jätkusuutlikkuse loodushoiu teemadega, et ma juba vist äkki 6-7 aastat tagasi viskasin oma esimesed mingisugused potsikud kusagil ära, et minna rohkem nullkulu peale üle. Mul olid vihmaussid kodus oma enda biojäätmete töötlemiseks, kuna omanik seal Viljandis ei lubanud seda kompostiunnikut õue teha ja ma igast hullust teinud. Ise teinud mingeid hambapastasid ja asju ja siis uurinud ka kõikide nende needsamad need moetööstused, mis nende tagajärjed, kuhu need riided välja jõuavad, mismoodi need kõik taustad on põllumajandusest on ju. Et see on kõik need teemad huvitanud, aga mis mul vist enne nagu seda organisatsiooni, mida ma tundsin, mis ma võib-olla tahtsin luua ja kuhu ma nüüd olen õnneks lõpuks välja jõudnud, oli see, et ma tundsin, et nii palju on infot ja nii palju on infot, milles sa ei saa kindel olla ja nii palju tuleb kogu aeg juurde infot, et tegid kõik enda arust õigesti ja siis avastad jälle mingi uue tahu, et vau, et okei, sellest asjad peale ma ei osanudki varem nagu mõelda. Et oleks üks koht, kus oleks kõik kirjas. Et oleks mul see koht, kus ma saaksin lugeda plastiku kohta, kus mul oleks kõik soovitused, et mis tooteid siis nagu kasutada, et millised on need hambaharjad, kus päriselt on siis nagu biolagunev, mitte et need harjased on ikkagi mingist naftast tehtud ja et oleks kõik nagu erinevad, ma ei tea, kas mingid podcasti soovitused, videosoovitused, raamatusoovitused, siis oleks eraldi pinnasest, mis iganes naiste tervisest, mere tervisest, mis kõik need teemad üldse kokku nagu, mis seda kliimamuutust ka mõjutavad, on ju toidutööstusest ja nii edasi. Et see Uganda projekt ootamatult kombel, ma kuidagi alguses vist, eks see vee teema ikka on nagu ja kõik need asjad, millega ma alguses hakkasin tegelema. Ja ma teadsin, et ma tahan seda teha nagu loodussõbralikult, et kui sinna teha ka põllumajandust ja muid viise, et õpetada, viimane kord, kui me käisimegi, siis me õpetasime naistele, kuidas teha korduvkasutatavaid hügieenisidemeid ise, läbi mille siis nagu paljud tüdrukud, kes muidu on menstruatsiooni ajal peavad olema kodus, et ei saa kooli minna, siis saavad käia koolis. Ja see oli nii ilus, kuidas need naised ise, ta on nii ägedad naised, nad olid, mul see maama Madre Medina, kes on mul siis Uganda ema, istus seal niimoodi, võttis mu enda kõrvale niimoodi istuma, istun see rahulik, tark naine ja seletas seal, et ma ütlen sulle, mis need naised mulle ütlesid. Nad ütlesid, et kui keegi tuleb ja annab sulle süüa, siis see on tore. Aga kui keegi tuleb ja annab sulle tarkust, siis see on päriselt hea asi, mida saab kasutada ja nad on nii õnnelikud praegu, et kui neil on vaba aega, nad lihtsalt saavad teha neid sidemeid õmmelda ja aidata mõne tüdrukul minna kooli, kes muidu kooli ei saaks minna. Ja see oli nii ilus näha, kuidas nad ka hindavad tegelikult nii väga seda tarkust ja neid asju, mis aitavad palju rohkem kui see mingi esimene lihtne kala on ju, et päris anda nagu õng. Nii palju vist levib ka nagu sealpool seda mingit vääraru saama, et nad on laisad ja ise ka ei tea midagi, et see on see mingisugune meie see kus sees me nagu elame. Et neil on tegelikult väga terav siht silme ees ja väga nagu ka ilusad arusaamad, vähemalt see kogukond, kelle mina olen leidnud. Aga see jah, meie see töö on läbi selle mulle toonud võimaluse uurida veel rohkem süvitsi kõiki neid teemasid, mida ma juba varem uurisin.
ja nüüd just meil ongi 15. aprill on Fotografiskas toimuvas heategevuslik maailmapidu, kus meil lisaks siis õhtusele maailmapeole ja seal Fotografiska restorani õhtusöögil on meil tegelikult päeva ajal ma korraldan roheseminari, kuhu ma olengi siis üritanud luua sellise loengute kogumi, mis mind ennast ka huvitaks, et päriselt tuldaks rääkima, et mis see kliimamuutus siis on, mis siis on need reaalsed põhjused, et ei ole see, et lähme lihtsalt elektriautode peale üle, vaid et mis need kõige rohkem nagu mõjutavad, mis on need viisid, kuidas me kõige rohkem saaksime siis praegu seda kurssi muuta ja kuidas, mis meil Eestis päriselt seis on, mis seis päriselt meil siis selle metsaga on, mis seis on meie võib-olla pinnase tervisega ja et mis üldse võib-olla ka psühholoogilisel tasandil, et miks me ei muuda oma tegevusi ja oma seda harjumusi, kui me tegelikult teame, et ma tean isegi, et minul on nii palju nagu ma usun tavalisest inimesest rohkem infot, aga mul on ikkagi raske neid harjumusi muuta, et mis asjad need siis on, et mismoodi me nagu peaksime toimetama, et ka uurida seda psühholoogilist tausta. Ja siis tulevad rääkima permakultuurist ja siis kestlikust ja taastavast põllumajandusest, ringmajandusest, prügikäitlusest, reoveest ja joogiveest, nende seosest, Rohevald, kes on siis kohaliku omavalitsusega koos hakanud algatama mingisugust rohelist kogukonda, et kuidas nagu, et mis ettevõtteid on olemas, kes juba teevad mingeid tegevusi ja Green Dice sellest tehnikaringlusest ja tehnikaprügist, kiirmoetööstusest ja erinevaid põnevaid nagu jutuajamisi, mida ma üritangi siis kokku tuua. Ja nüüd mul just hiljuti valmisin siis nagu teine koduleht, ehk siis uus koduleht sellele Little Bridge Foundationile, kus ma siis lõpuks ka lõin siis selle asja, mida ma enne seda organisatsiooni unistasin, et oleks see koht, kus oleks siis see info koondatud. Ma ei ole sinna veel midagi jõudnud kirjutada ega lisada, aga meil on selline teadlikkuse või awareness leht, kuhu ma olen siis loonud erinevad nagu peatükid. Et ongi siis plastik või pinnas või meri või toidutööstus, kus siis saaks nagu lugeda ja koondada kokku selle info, et kui keegi on nii, et nii, tahaks teha paremini, mismoodi võiks teha paremini, mille peale ma pean mõtlema, mille peale ma üldse veel mõelda ei oska, mida ma võiks lugeda, mis asju ma siis võiksin nagu soetada, mis meediakanaleid jälgida, et oleks niisugune koht olemas. Et see on vist see, kuhu see organisatsioon on mind nagu viinud nende teemadeni, mille üle ma olen väga tänulik ja hästi põnevate inimesteni, et nüüd ongi, ma olen saanud kokku nende erinevate lektoritega ka, kes tulevad sinna neid loenguid andma. Ja nii äge on näha inimesi, kellele läheb päriselt korda ja kellel ka ei ole vaata seda mingisugust pessimistlikku suhtumist, et kõik on juba nii pekkis, et ei saagi enam midagi üldse päästa, on ju, vaid et kellel on silm särab, et jaa, need lahendused on olemas, peab seda tegema. Kurat, kui keegi ei tee, siis ma teen ise ja mul on mingid siuksed ideed, et see on nii, et see väike sild on ju inglise keeles tõlgituna, mis me siis oleme, et ma tunnen, et ma saan ka nagu, et see mõte on olnud alati, et mitte ainult aidata ka siis arengumaid. Et me loodame nüüd siis, kuhu see asi on välja kujunenud, ütlen nüüd välja, on siis see, et me loodame luua jätkusuutliku heategevussüsteemi, millega siis tulevikus paljusti kogukondasid üles ehitada ja toetada ja just nii, et nad saaksid iseseisvaks. Aga et see mõte ei ole olnud kunagi ainult siis arengumaades toimetada, vaid et tuua ka teadlikkust nagu meile siia Eestisse on ju ka, kus meil on ka väga palju seda sama infot vaja, et kõike seda, mida ma saan seal kasutada, et selle kogukonnaga koos võib-olla luua mingisugust palju loodussõbralikumat toimivat süsteemi, et seda ma saan ka siin Eestis nagu jagada ja kõik need inimesed, kellega ma siin kohtun, et nii äge on näha, et tekib juba selline kuidagi võrgustik või kogukond mingitest inimestest, kellega sa näed, kellega on päriselt võimalik võib-olla mingit palju targemat, ägedamat, ilusamat tulevikku punuda. Kas sa tead, kes Paul Stamets on? Ei tea. Ta on mükoloog, üks maailma kõige tuntum mükoloog ja tema on ka perfektne näide sellisest inimesest, kes nagu ei tegele mitte sellega, et virisen selle üle, kui halvasti kõik on, vaid nagu otsime lahendusi ja ta näitas ühel TED-i kõnes, mis võib-olla oli juba rohkem kui 15 aastat tagasi, minu sellest on pikka aega möödas. Ta näitas mingit seenevormi,
ma ei mäleta, kas ta oli aidanud seda seenevormi välja aretada või lihtsalt kuskil looduses eksisteerib selline seenevorm, mis suutis merest naftat ära süüa. Noh, et sellised asjad tegelikult on olemas ja mingisugune seenevorm, kes suutis plastikut süüa. Ja neid on ülipalju. Just, eks ole. Ja et sellised asjad on olemas ja sellised inimesed, kes tegelevad sellega, on olemas. Aga see, et nagu keskenduda mingisugusele lahendusele on nii palju vähem seksikas, kui see, et lihtsalt rääkida sellest, kui õudne ja halb kõik on, sest noh, ongi kõik õudne ja halb ja sinna on alati nagu nii lihtne keskenduda, aga sellistest inimestest on palju kasu. Kas sa Uganda inimeste kohta või noh, mitte terve Uganda kohta kindlasti ei oska midagi öelda, aga nagu selle kogukonna kohta, kuidas sa kirjeldaksid neid inimesi, kas sa oled saanud neilt mingisugust ellusuhtumist, elutarkust, mingisugust perspektiivi või nagu näinud midagi sellist, mis oli kas neile omapärane või midagi sellist, mida näiteks kodumaal või muidu tuttavate inimeste seas nii palju näha ei ole? Üks asi on kindlasti, mis on kohe erinev võrreldes Eestiga, on see soojus ja see, kuidas nad omavahel on kohe kõik kuidagi, ongi üks suur pere selles mõttes, kuidas mind seal kohe nagu vastu võeti. Aga ma arvan kõige rohkem nendest inimestest, meie organisatsioon koosnebki, meil on tegelikult kõik noored kutid seal põhimõtteliselt, et seal ongi meil vist 11-12 noormeest, kõige vanem äkki on mingi 35 võib-olla, aga et seal on ka mingi 18-aastaseid ja 19 ja mu konsi ise on 23. Siis kui me suhtlema hakkasime, siis ta oli 21, saamas just 22. Et seda on imetlusväärne näha, kuidas neid huvitab ja kuidas nad on valmis oma aega ja energiat panustama selle jaoks, et teisi aidata. Et meil oligi näiteks see sama Rajab, siis keda me aitasime, see poiss. Et tal tekkis, alguses läks paremaks, aga siis nüüd juunikuus tekkis tal ikkagi selgus, et tal ikkagi see maks ja kõik need bakterid on ta südant nii palju koormanud, tal on vaja minna südameoperatsioonile. Ja siis me saime lõpuks selle rahastuse kokku, et ta sinna südameoperatsioonile saata ja ta pidi seda haiglas, kuna see oli mingi spetsaparaat ja me läksime sinna kõige uhkemasse haiglasse kusagil Kampalas seal pealinnas. Nad pidid seda tükk aega ootama. Siis üks noormees oligi näiteks temaga 1,5 kuud seal haiglas. Vabatahtlikult nad ei saa, mul ei ole veel võimalik neile mingisugust ka palka omakorda seal maksta, on ju, ega midagi, et nad teeb seda täiesti omast vabast tahtest. Ja siis, kui me läksimegi nüüd septembris külla, siis Rajab oli just operatsioonilt tulnud, 7 päeva oli operatsioonist oli möödas. Juba ta saatis meid autoni, oli siuke hakkamist täis poiss juba otsa, et ma tahan kooli minna. Ja see südameoperatsioon läks nii hästi, et arstid ütlesid, et vau, et võib-olla ei peagi üldse ravimite ja asjade peale jääma. Ja praegu ka me oleme järjest käinud nüüd testimas ja ka läheb nagu väga hästi, mis on ilus olnud. Ja siis me küsisime ka sealt samalt noormehelt, kes teda nagu seal haiglas nagu talle toeks oli ja temaga oli seal 1,5 kuud, et miks ta nagu seda teeb, seda kõike ka, miks ta ka seal kohalikus organisatsioonis on. Ja nii ilus on näha, kuidas neil kõigil on enam-vähem sama vastus, et nad on tulnud samast kohast. Et nad on tulnudki läbi, enamus nad ongi nagu ikkagi üsna suurtest peredest, mis on eraldi teema on ju family planning, millega seal nagu tegeleda, aga et nad on tulnud suurtest peredest ja et ei ole olnud raha hariduse jaoks, nad on pidanud minema ise väga noorelt võib-olla tööle, et üldse saaks nagu võib-olla 1 klassi hariduse eest veel maksta. Saaks võib-olla veel 1 klassi teha ja veel 1 klassi teha ja see, kuidas sa otsid süüa ja et kõik need asjad, et nüüd ta on nagu natuke parema järje peal, mis meie mõttes on ikkagi väga kehva järje peal, et see on minu arust nii imetlusväärne, kui puuduses just, kui nad ise elavad, aga et nad sellest hoolimata tahavad kõik ära anda ja aidata, et aidata neid, kellel veel halvemini on, et seesama, et me kasvatame seal toitu ja nad lähevad ja viivad selle nagu kõigile, kes seal ümberringi elavad, on ju. Kuigi neil ka endal nagu on samamoodi puudust. Ja ta vastaski, et jah, et ta tahab, et ta on ise samast kohast tulnud ja ta tahab, et need lapsed, keda ta aitab, et nad saaksid vähemalt samasse kohta jõuda, kus tema või nagu paremasse kohta. Et see on see, miks ta seda teeb ja et ma arvan, et seda on nagu ilus näha, et need noored mehed, kes lihtsalt päevast päeva see, kui palju nad teevad, ma tean, kui palju minul nagu nõuab ka kõiki nende asjade tegemine, mis ma siin teen, aga neil on seal kohapeal nagu hoopis teised raskused ja teised toimetused ja kui palju neid tegelikult asju, mida nad peavad tegema seal selle organisatsioonina, jälgima seda laste koolitööd, kuidas neil seal läheb, suhtlema inimestega, jälle mingeid asju ajama, sõitma kuskile linna, mingeid asju, mulle mingeid pilte saatma tšekkidest, kõik mingeid suhtlemisi leidma, kes seal kaevu tuleb rajama, selle põllu eest hoolitsema, et seda tööd on seal nagu meeletult. Et nad lihtsalt teevad seda heast tahtest, sest et see on nende arust õige asi. Ja ma arvan see, ja muidugi mu konsi, tema on täiesti erakordne tüüp.
et kõik need vestlused, mis meie oleme pidanud ja mismoodi tema ellu suhtub ja inimesi näeb, et see on olnud tohutult inspireeriv, et ma arvan, ei ole kedagi suurema südamega kunagi kohanud. 2020 detsember sa ütlesid, et sa siis september kirjutasid nendega. September kirjutasin, detsember ostsime esimene agrimaad, jaanuaris läksin külla. Ühesõnaga, minul tollel ajal ei olnud loomulikult õrna aimugi, et sa selliste asjadega tegeled, aga kuna praktiliselt igas religioosses traditsioonis on nagu üks truism on see, et kui sul on halb olla, mine tee teistele inimestele haiget, et see on parim antidepressant, mis maailmas olemas haiget? Ei, see oli Freudian slip, et mine aita teisi, need, kellel on haiget tehtud ja need, kellel on valus. Et see on parim antidepressant, mis maailmas eksisteerib, on teist inimest aidata, sest see annab meile mingisuguse missioonitunde, see annab meile selle tunde, et meid on vaja, et me oleme kellelegi reaalselt kasulikud ja see mõjub hästi-hästi positiivselt. Ja see on nii läbi imbunud nagu igast iidsest traditsioonist, mis praktiliselt üldse eksisteerib, aga tänasel päeval me elame sellises maailmas, kus on väga palju inimesi, kellel praktilises maailmas justkui on kõik olemas ja kõik peaks justkui jube hästi olema ja samal ajal me elame maailmas, kus on kõige suuremad protsendid depressiooni, ärevust, üksinduse tunnet ja kõiki muid teisi selliseid vaimseid probleeme. Ja 2020 detsembris ma istusin ühe teise Eesti naisnäitlejaga samas seltskonnas ja tema rääkis mulle sellest, kui raske on ja kui keeruline on ja kui kõik on nii pahasti ja kõik on nii halvasti. Ja kui keegi oleks ta elu kõrvalt vaadanud, see oleks see, et sa elad unistuste elu, sa elad seda elu, mida kõik inimesed endale tahaksid, et kuidas sa saad öelda, et midagi pahasti on. Ja mina reaalselt ütlesin talle 2020 detsembris, et nagu kui sa tõesti tunned, et on pahasti, palun sõida Aafrikasse ja leia mingisugune nagu kogukond, keda seal lihtsalt aitama minna. Ja nagu sul läheb nii kiiresti see asi üle, sest sellel hetkel, kui sa lõpetad nagu iseendale keskendumise, hakkad keskenduma kellelegi teisele, kellel päriselt kehvasti on, kellel ei olegi süüa või kellel on maksahaigused, mille pärast nad võib-olla varsti enam elada ei saa. See nagu need sinu igapäevaprobleemid, nagu see sinu depressioon, see kaob lihtsalt nagu nii kiiresti. Ja ta ei teinud seda selles mõttes, aga tal on kõik hästi. Aga see on lihtsalt nii tore kuulda, et sina täpselt samal ajal, mitte küll ma ei eelda, et sellepärast, et sul see oli küll 2022. Ma võib-olla ütlesin 20, see oli aasta tagasi on ju. Sütsid ennem 2020 ja no 2020 oli igatahes see, kus mina, mis iganes. Aga ma eeldan ka, et sina ei tundnud sinu jutust, et sa oleks teinud seda sellepärast, et sa oleks ennast maailmas halvasti tundnud, vaid lihtsalt sellepärast, et tekkis missioonitunne, sest see asi puudutas sind. Aga see on väga nagu kaunis asi, mida teha, sest see päriselt, kui kellelgi on kehvem, saad kedagi aidata, siis jaa, see on ilus. Mul õnneks vist nagu tollel hetkel oli vist vastupidi äkki, et mul oli nii hästi, ma sain pool aastat olla Iirimaal ilma oma mingisuguste Eesti kohustuste mustriteta, mul oli nii palju energiat, mul oli nii tore, kogu see uus projekt ja asjad, mul oli nii palju võib-olla anda, et võib-olla ka sellest nagu tundus nii lihtne ja loogiline, et minna ja aitama. Aga see töö ise on ikka raske ja kurnav ja väga raske on otsida rahastust ja väga raske on saada neid eisid ja sa näed, et kui vähe on vaja, et kedagi aidata ja siis sa ka meie töös, kui me välja tulime, 2 kuud hiljem hakkas tegelikult meil ka sõda on ju siin. Et pärast seda oli veel raskem, et kedagi puudutaks midagi, mis kaugel Aafrikas toimub on ju. Et nagu see töö on olnud raske ja nõudnud palju nagu nii emotsionaalset kui füüsilist nagu võhma, aga iga kord, kui need lapsed mulle helistavad videokõnega ja kui sa näed nende nagu naeratavaid nägusid ja kuidas nad on koolis või laulavad mingit laulu koolis või et sa näedki, kuidas reaalselt see väike abi nii palju kedagi aitab, siis see on küll see, et see annab nii palju energiat juurde, et see nagu tasub ära ennast. Meil on 5 minutit saateaega alles veel, nii et ma küsin sult paar viimast küsimust veel. Üks on väga lihtne ja praktiline ja mitte võib-olla väga glamuurne, aga rääkides kõigest sellest jätkusuutlikkusest ja kõigest sellest, siis kas sul on mingisuguseid asju, mida sa kõikidele inimestele soovitaksid või kas sul on mingisugused soovitused, mida sa inimestele kõige rohkem annad selles teemas, et mismoodi kas iseenda tervist, enda kogukonna tervist, pere tervist, mis iganes kõige paremini hoida ja säästa seoses asjadega, mida teha, mida mitte teha, millest hoiduda, nii edasi. Neid asju on nii palju, kohe ma mõtlen, millest siit alustada.
mõtle selle peale, kui keegi teine oleks 2020ndate keskpaigas lõpus naisterahvast põhimõtteliselt nagu võtad iseenda peegelpildi, kellel seda informatsiooni ei ole, siis mis oleks, ma ei tea, põhiliselt 3 asja, mis sa talle ütleksid? Põhiliselt 3 asja, mis ma tunnen, mis ei ole nagu seotud võib-olla kohe otseselt justkui jätkusuutlikkusega, mis kõige rohkem mõjutab, on see, et mitte olla telefonis nii palju, mitte nagu tarbida nii palju mingit meediat ja infot, sest ma tunnen, et ma ise olen nüüd kuidagi sattunud jälle, kuna see sotsiaalmeedia, kõik asjad vajavad nii palju energiat, et ka nagu teha seda heategevuslikku tööd, et siis ma olen sattunud iga kord, kui ma tunnen, et ma olen liiga kaua seal, mul on nii vähe energiat, mul on nii vähe ka see mingisugune optimism ja lootuse tunne kaob nagu ära, et see nagu sööb, et nii kui ma nagu selle olen ära pannud ja kui ma vahepeal ma olen võtnud, et ma pühapäeviti näiteks tööd ei tee, et ka mingid siuksed ajad, ma arvan, et see on nagu see esimene algus, et luua üldsegi endale mingit hommikust hetke, kus sa ei võta kohe telefoni lahti ja õhtust hetke, kus sa saad olla päriselt ise pühapäeva, kus sa ei tee tööd, kus sa käid ka võib-olla looduses. Et see on, ma arvan, esimene asi, mis üldse annab energiat, et oleks nii ajus kui igal pool mujal nagu üldse jõudu ja jaksu ja tahtmist üldse tegeleda nende teemadega. Ja siis on lihtsalt neid osasid on nii palju, ma mäletan, see oli mulle ikkagi nii alguses nii üle voolav, et sa alates ma ei tea, et kuidas vannitoas vähem plastikut võiks olla, et meil on väga ägedaid mingisuguseid plastikuvabasid, pakendivabasid tooteid, nii pesuvahenditest, hambapastadest kuni mis iganes asjadeni, kuidas köögis saab olla vähem plastikut, on ju, see on nagu siuke lihtne siuke plastiku teema. Ja siis mis meil toidulaual on, kus see toit tuleb, kus meie riided tulevad, kus sa oma riideid ostad, mida sa tegelikult toetad, kui sa kusagilt kiirmoeketist mingeid asju nagu ostad, et neid teemasid on nii palju, aga et otsast nagu hakata minema ja uurima ja toeta kohalikku ja see on Eesti, kuigi ma väga-väga armastan Eesti looduskosmeetikat, see on tegelikult Eesti looduskosmeetikaga ka suur probleem, et on palju brände, kes kuigi nad teevad nagu väga kvaliteetsed kodumaiseid asju, siis sa tellid oma need pakendid, kuhu need sisse lähevad, sa tellid need Hiinast ja Hiinas need käivad, see on räiged kemikaalid, millega neid puhastatakse ja siis, kui need jõuavad kohale, keegi siin ei mõtle selle peale, et sul on mingi plastiktops, eks ole, kus on arseeni sees, eks ole, ja siis sa paned oma looduskosmeetika ja porgandiõli sinna sisse ja mõtled seda, et ma nüüd teen mingisugust ilusat asja, siis tegelikult see inimene, kes endale peale määrib endale mingisugust Hiina tööstusjääke endale samal ajal peale. Et see võib muserdav olla jah, ühel hetkel, kui sa üritad nagu, et midagi head tegema, siis järjest tuleb neid takistusi. Aga siis ongi see, et tuleb lihtsalt vaikselt nagu minna, leida enda sees seda mingi täit kanaleid. Mul on Instagram, on ikkagi üritatud, mul on Instagram, ma olen üritanud seal nii, et ma jälgin seal ka nagu hästi palju mingeid positiivseid uudiseid, mis tuleb ka kliimatasjade kohta, ka mingeid põnevaid retsepte ja asju. Aga muidu ka looduskosmeetikast paar asja, siis kuna ma ise olen ravimtaimi õppinud 3 aastat, on ju. Et siis mina kasutan hästi palju seda, et juukseid loputan nõgesega, mis paneb juuksed kasvama. Siis näovett saab teha ise ka ravimtaimedest, kui jätad nii-öelda seisma, siis saad külmatoonika, on ju, paned, ma ei tea, kas raudrohtu sisse või lavendlit või mis asja, on ju, et leida, et ma olen ravimtaimu kasutan hästi palju. Henessi, viimaseid mõtteid, mis sa tahaksid veel inimestele hingele panna, enne kui me lõpetame? Minge loodusesse. Tulge 15. aprillil meie maailmapeole tantsima, mille kogu tulu läheb Ugandasse, et me saaksime nüüd siis lastekodu avada ja teha järgmisi jätkusuutlikke töötubasid, et luua töökohti. Ja tulge päeval ajal sinna roheseminarile, ma arvan, see saab väga äge olema. Ja siis kutse loodusesse, kutse One World festivalile ja 3. Sooviks lahkust inimeste südamesse, et kui on võimalus kedagi lüüa või halvasti öelda, et siis valida lahkuse tee. Henessi Schmidt, suur aitäh sulle saatesse tulemast. Aitäh sulle. Ja suur aitäh kõikidele vaatamast ja loodetavasti kohtume juba 2 nädala pärast.